No tere jälle siis, meil on kätte jõudnud reedene päev, kell on 5 ja ma sain info, et homme hommikul jõuab, neljapäev on kätte jõudnud, reede, homme kell 10 hommikul jõuab umbes mu tsikkel Madriidi, nii et kuskile sinna ei tea täpselt veel kuhu, nii et ma ostsin ruttu endal piletid ära, täna ma lähen siis kell 7:30 äkki või midagi sellist, läheb rong Madriidi, 3 tundi sõidab, nii et 10:30 umbes jõuan Madriidi. Seal tee peal sinna sõites võtan endale hotelli, kus ma ööbin siis, sest et jah, ega muud üle jää. Ja kuna homme hommikune rong läheb kell 9 midagi, jõuab kell 12 alles Madriidi ja seal oli ainult esimese klassi piletid järgi, need olid 100 € pilet, et rämedalt kalliks läinud, muidu oli siuke 50 €, 60 €, natuke rohkem, võib-olla 70. Aga jah, et viimase hetke piletid on päris palju kallimaks läinud. Täna õhtune rongipilet oli enne minu vist 39 €, nüüd on 49 € oli. Ja 8 € maksin juurde, et valida endale mõnus istekoht, sest et seal on 3 read ka, ma ei taha kuskil kellegi keskel istuda, võtsin akna äärde koha ja siis võiks okei olla. Ja uurisin veel diskiraikult ka, kes on mitu korda käinud, sama rongiga tulnud sealt Madridist siia siis ja tagasi. Uurisin, kuidas seal pagasiga on ja asjad, et jah, ja baar on seal ja kus saab süüa ja juua, kohvi osta, värk ja kõike siukest. Aga ütles, et skännitakse kotte ka, ma pean siit kottidega minema ja ühes kotis on mul siis aku, ma täitsin selle juba ära tegelikult, ma mõtlesin, võtan lihtsalt aku ilma selleta kaasa, aga nüüd ma panin kokku tagasi kõik, nagu oleks päris uus aku, et saab sellega minna siis äkki lasevad läbi. Ma loodan, et ei ole mingi probleemi, et mul aku kaasas on. Ja siis Kaarel veel tuletas meelde, et ma võtaks ikka tööriistad kaasa. Kunagi sai Alist tellitud siuke see, viskasin siia ühe ristpea, lapikud, lehed ja siin on kuskil sees puuskandid ja kindad ja tegelikult võiks visata veel mõned padrunid äkki kaasa ja siis ongi hea. Ma ei tea ainult, kus 12 on, sest töö käib kogu aeg. Siin on segadus korralik. 12 on mul kindlasti kuskil, pole tähtis, pluss seda ma kaasa ei võta. Ja siis ongi siuke hea see, mis tuleb kaasa, kus saab hästi asjad ära pakkida. Plaan oli, et ma võtan mõlemad tsikli küljekohvrid kaasa, kus on mul siis juba pakitud quadlocki kinnitud, need üleminekud, quadlock ise mul siin kuskil ja siis visiiri puhastuseks ja mingi lambi asjad ja kaamera hoidja. Ja siin on mul siis tagi, kindad ja mask. Et mõtlesin niimoodi minna need ühes käes ja siis teises käes kiiver on ju siit ülevalt, aga see on natuke julm. Et ma proovin nüüd asjad pakkida seljakotti ja vaatab. Ma kardan, et need ei mahu, sest mul on igast manti. Et või peab mahtuma. Ma tahan läppari kaasa võtta, läpparist filmi vaadata tee peal, mul on 3 tundi aega seal. Et siis vaatan, kuidas lähen. Ma arvan, ma panengi siin samas seljakotti, mis mul siin kaasas on, kaamera seljakott. Ja tegelikult mahutab siin ära. Selles mõttes tagi ma sinna sisse ei pane, kindlad asjad mahud siin ära. Tagi panen kuskile, ma ei tea kuhu, selja taha siia koti ja selja vahele. Siis ongi, ma arvan, idekas. Ega ma töökoja teemast praegu ei räägigi siin, sest see ei ole siuke video. Üks mootor laiali, siin on kett õhtal, klapid pähe käinud ja nii on, et kus klapikene on, üks sisselaske klapikene ei ole kõige sirgem enam ja teine on samamoodi ja lähevad kõik 2 sisselaset ja 1 väljalaske klapp vahetusse. Siin on Montesa mootor, mis sai siis uued laagrid, vändalaagrid ette taha, või mitte ette taha, siia ja teiselt poole. Siis käigukast, kõik tuli lahti võtta, käigukastil mõned asjad lagunisid ära, õnneks sai kokku, siis ma võtsin teist korda veel lahti, sest asjad ei liikunud. Tuli välja, et kõik oli õigesti koos ikkagi ja siin mingi süsteemis on mingid teemad, sest seda on uut vaja, seda on keevitatud siin,
mingid siuksed teemad, aga see pole tähtis. Tähtis on see, et me hakkame reisima tsiklil järgi. Proovin filmida, seal saab laadida ka sõidu all, nii et siis see on hea. Ma ei tea, palju ma filmin, midagi ikka, aga jah, sest et ma filmin käike asju, ega ma seal juttu väga palju ei tee. Proovin, mul on mikker kadunud kiivrile, et äkki ma lõin mikri üles ja saab siis sõidu all tagasi teil vähemalt midagi rääkida, äkki kui midagi rääkida on. Ja igas midagi, kella 7 ma siis tulen siia tagasi. Ma ei tea, kas ma ütlesin või mitte. Rong läheb siit samast, klient tuleb kindlasti, praegu on seal. Rong läheb siit samast Mieresest, nii et ma tulen tagasi siia, pargin auto ära, töökohast võtan asjad, kui midagi on vette veel ja kõnnin rongijaama, mingi kilomeeter maad või vähem äkki. Ja siit otse Madriidi. Vot, aga vaatame järgmiseks, eks ma hakkan mingi klippe filmima, kui ma kõnnin rongijaama. Ai. No nii, ma kõnnin rongijaama 15 minutit enne või jõuan, kell 7:15 läheb. Ma just suht 7 jõuan sinna. Mul on mu kiiver, ma unustasin oma sõidusaapad maha. Aga pole hullu. Lähme sinna, seljakott on nii raske. Mul on seal kõik asjad. Kõik ei ole, aga ma loodan kõik asjad, mida vajan. Et jah, lähme vaatan, mis saama hakkab. Ma loodan, et akuga lastakse peale ja asjadega. Kui ei, siis nägemist. Aga lähme. Jõudsin Madriidi, siin päris soe, 30+ vist on, ei ole tegelikult, võib-olla on suts alla 30, aga mega soe ja rongi peal ma eriti ei filminud, algul oli hea üksinda seal istuda, siis tuli mingi tüüp vastu, see nokkis ära, jäi magama kohe suht ruttu ja siis jah, suht igav oli, internetti põhimõtteliselt polnud. Midagi lugeda ei saanud, midagi vaadata ei saanud, mõtlesin, et vaatan filme, aga ei tulnud sellest midagi välja ja nüüd ma jalutan hotelli siin, ma ei teagi palju, ma ei näe praegu, aga mingi 20 minti võtsin mingi hotellitoa kuskile ja egas midagi, ma olen jalutan, otsin üles ja homme saab siis hea pilli kätte, et Discordis tüüpidega ka nii palju sai räägitud, kui netti oli ja pilte saadetud, mis toimub ja nii, et kes kõik tahab näha telgitaguseid, siis ma vahepeal ikka postitan sinna asju ka ja seal jutustame, et jah, aga ega midagi. Lähen praegu, jalutan ja otsin oma tänast kodukest. Üks asi veel,
rongi peal polnud baari. Nii et see oli ülelask diskiraiko mõttes ka, et mis odava rongiga ma sõidan. Aga ei, lihtsalt ei olnud. Minu jaoks võeti baar ära, baari vagun oli võetud, kõht oli räme tühi, siis läksin, nägin juba ennem teksti, et seal on mingi 3., 8. ja 10. vagun on söögi või need, kus saab siis toitu vending machine'idest ja siis kõige random asi juhtus minuga praegu, ma ei tea, millest ma üldse rääkisin, aga võib-olla viimase klipi lõpus oli kuulda, et keegi hakkas minuga rääkima inglise keeles, mingi naine, ja küsis, kas ma räägin eesti keelt ja me rääkisime nüüd 1,5 tundi lihtsalt siin juttu õues, mega soe on siin lihtsalt ja põhimõtteliselt nii oligi, ütles, et kui ma jään Madridi kauemaks, et siis võib veel kokku saada ja jutustada minna, kohvi juua ja niisama rääkida elust, sest ta ise elas 2014 aastal 2 aastat Eestis, nii et ta oskas natuke eesti keelt rääkida ja värki ka, aga no täiesti random, et kui ma ei taha üldse õues jutustada ega midagi ja siis kui ma tühjal tänaval filmin ja üks inimene mööda läheb, siis see on kohe selline, kes teab Eestist midagi ja kes oskab inglise keelt ja värki. Et rääkiski, et 2014 aastal läks Erasmusega Eestisse, ta ei rääkinud sõnagi inglise keelt ja nüüd rääkis jumal hästi, et ta mitu korda veel Eestis käinud, aga väga random ja väga vinge niimoodi keset linna ja ma ei tea, kell on nüüd, kui ma esimese klipi tegin, oli 23.05 kell, praegu on 00.12 läbi 26 minutit oli, siis kui ma vaatasin kella, kui me hakkasime ära minema, 1,5 tundi põhimõtteliselt jutustasime, aga ma lähen otsin hotelli, siis siin on 15 minutit jalutada veel, davai. Ma olen kohal, ma jõudsin hotelli, kell on 3:01, vaatame üle, ma ei ole ise tiiru veel teinud, aga siuke see on, kõik makstud juba, ma mõtlesin, et hakkan maksma, aga bookinguga ikkagi maksis kohe ära ja saan süüa, pole söönud midagi, ma sain rongi peal ainult ühe väikse paki mingi krõbinaid ja küpsisepaki järgi, sain seda, võtsin automaadist koka ja egas midagi. Me oleme kohal ja nüüd ma ei teagi, mis ma teen. Eks ma nüüd mõtlen elu üle järgi, mis ma siin kõik korda saatsin, mitte midagi ja jääme ootama mootorratast. Kahjuks millegipärast see on niimoodi. Ops. Google ei luba pöörata ekraani rääkimise ajal. Nüüd ma saan vaadata. Väga hästi näha. Käisin peegli juures vaatamas. Et ei luba keerata filmimisele ekraani või seda kaamerat vahetada, mis on väga imelik, et siis ei ole nii kerge filmida, aga jah, jõudsin kohale homme hommikul 10 ajal äkki kuskil jõuab mu auto ja siis saab edasi vaadata, mis teha, kas kohe koju sõita või natuke ringi vaadata Madridi peal või mida iganes, seda saab kõik homme mõelda. Selg on täiesti läbi märg, huvitav, kas millele särki ka. Jep, selg on natukene täis higistatud. Et siin ma olen siis, igal pool on mingid tekstid ja ma vaatasin, et vesi maksab. Ja on, et ma võtsin 1,50. Vaata, mis siin üldse on siis. Ainult üks veepudel. Kahju, et midagi muud ei ole. Aga
korras. Ma saan siin midagi teha endale. Palun ütlesin kohviga on, öökohvi võiks juua, ei ole. Kohvit ei pandagi. Igatahes, ma olen kohal. Davai, oli väga huvitav päev. Sai juttu räägitud. Head aega. No, tere hommikust siis. Millest ma räägin? Kell on kohe varsti 9, ma läin jalutan poodi korraks. Ja siis vaatan, mis saama hakkab. 10 aeg peaks jõudma ratas kuskile. Ei tea kuhu, eks siis helistatakse, kuna siin ei ole nagu mingi mahalaadimisplats, vaid lihtsalt ongi, saame kuskil kokku, laetakse mulle maha ratas ja siis sõidetakse edasi. Ja uni oli suht halb, ma olin mingi 3 aeg magama, siis seinad ei ole papist, need on paberist, need kostavad niimoodi läbi, kõik on kuulda, kogu aeg mingi elu käis siin, liikumised, asjad käisid. Ehk siis väga magada ei ole saanud, räme külm oli, sest et ma ei saa aru, miks, nagu see ei ole tekk, see on lina. Tekk peab olema niimoodi, et sa ikka tunned raskust, et mingi 20 kilo on su peal. Aga ei. Ja siis panin öösel mitu korda sooja puhuma. Siit tulin siia. Kalor, nii et võiks tulla 31 kraadi. Ja siis avastasin, mul ei see välja lülitatud. Siin on kirjas, kui on Asustar, siis et süsteem on sees. Aga ei, roheline tulluke peab ka põlema. Et jah, niimoodi. Pole hullu. Ja ega mis ei tahagi. Ma ei söönud keele oma õhtusööki. Et see on võib-olla lõunasöögiks mulle. Ja need küpsisid ka, mis rongisöödust alles. Aga praegu ei olegi midagi rohkem, kui ma lähen jalutan siis poodi. Kell ei ole vist veel 9, aga pood on õnneks siin samas. Lähen võtan sealt midagi hambaharja, hambapasta. Ja ega midagi vist rohkem mõtlegi, vaatan, mida vaja on. Ja siis jääme kõne ootama. Vaatan filmi, eile hakkasin vaatan filmi, aga siis tuli uni peale. Nii et ma jätkan nii kaua äkki, kui on aega. Ja siis läheb tsiklile järgi, vaatan, mis saama hakkab, kui tsikkel käes on. See poeskäik oli mingi 1 minut kokku koos poeskäiguga, sest pood oli ümber, kohe uksest välja paremale ja oligi tiia olemas. Igatahes, mis ma ostsin? Ostsin lambarja ja hambapasta. Nagu mõtlesin, 2 hambarja ostsin, sest soodukas. Üliodavalt sai. Aga kell on 10 läbi, mulle helistatud pole, tuli meelde, et mul on vaja vahetada oma see pinlokk ära. Ma kunagi ammu ostsin endale 2 pinlokki läbipaistale ja mustale, sest see musta oma on, seda pole näha, aga mingi nurgalt on, siin on räigelt ära kriimustatud. Ma ei tea, miks ja mis mul juhtus sellega. Aga jah, nii et ma vahetan selle ära ennem sõitma minekut või enne siit ära minekut, siis saab puhta visiiriga nii-öelda sõita. Aga rohkem polegi, hakkame tööd tegema. No nii, kell on 12. Ma olen siin kuskil, mina ei tea kus, mingi keskväljakul siin asjad mul taga. Pole mul ühte kõnet veel tulnud, ma ei tea, kus tsikkel on. Kiiver sai uue selle pinlocki ja kõik asjad endale. Ma olen Taco Belli praegu, siin samas ligid on Taco Bell ja tahaks midagi süüa. Kebabi ei taha, purksi ei taha. Taco Bell on idekas valik. Jah, ega midagi. Eks ma lähen ja ootan kõnet. Ja siis ma mõtlen, siin rääkisin Birgitiga, Birgit ütles, et jääksin ikkagi veel Madriidi. Võin jääda, kuna kui tihti ma ikka Madriidi satun. Ja vaatab. Võib-olla lähen kohvile, siis
loon sõprussuhteid siin inimestega ja vaatab, mis elu toob siin. Et saab tsiklit nautida, ma lähen sõidan siin Madridis ringi ja äkki lähen kuskile veel vaatama. Siin mu selja taga, see torn, mis seal on, seal üleval, ma ei saa näidata, see siin. Seal on mingi park, ma ei tea, kas see on tasuline või mitte, aga ma lähen sinna jalutama. Lähen vaatan õigemini, kas saab tasuta sisse, kui saab, siis ma lähen. Kui ei saa, siis oleneb palju maksab, aga see on avatud, ta on öösiti kinni, kui ma eile öösel siis möödun, siis oli kinni. Nii et vaatan, mis elu toob ennem sööma. No nii, kell on 1 läbi vist, kas ma saan vaadata? Jah, kell on 1:30. Ratas jõuab nüüd natukese aja pärast, no 36 kilti eemal. Ta saatis mulle, Reika juht saatis mulle just info Google Mapsi lingi, kuhu minna. Ja see on 1,1 kilomeetrit minust. Nii et ma lähen jalutan sinna, ehk siis suht idekas. Ta tuleb suht sinna rongijaama kõrvale siis kuskile. Seal on mingi suur parkimisplats, seal läheb maha ja tehtud. Lähme jalutame sinna nüüd ja vaatame, mis saama hakkab. Ja ongi ratas kohal. Nüüd on uus aku peal, vana oli ikka küljes, ma mõtlesin, vana aku pole, akut pole, aga ikka on, viskasin selle pagassi, see on rämedalt asju täis seal, aga pole hullu, kätepuhastuskreemi korgikene lendab ära ja aku peal, quadlock küljes, ega siin rohkem polegi, Kaarel tegi kõik juba ära Eestis ja quadlock on siin, mobla läheb siia. Pill töötab, paneme tööle ka korra või, vaatame, kas läheb veel. Oota, ma ei saagi panna, sest et käik on sees. Opa, no nii. Käib nagu kellavärk. Ja nüüd ma ei tea, mis ma tegema hakkan, kohvile minek või midagi peab tegema, sest mul on räigi joogijänu ka. Ja jah, nii mõnus. Sealt tee äärest sain sõita sinna kaugele ja siis siia sõita. Oi kui hea sõita, no täiesti pekki. Oi jah, aga nüüd vaja uus suunatuli panna, sest siin läks üks suunatuli kaduma juba ammu, mitte nüüd transpordi käigus, vaid see oli juba siis, kui vist Raiko käis ülevaatusel, oli tuli küljest ära lihtsalt, midagi oli, aga ülevaatusel sai käid. Ja tagasi tulles oli kadunud, ülevaatusele jõudis, aga jah, kõik igatahes siin ta on korras, mul on joogijänu. Üks asi veel, mida ma rääkin pole, ma mõtlesin, ma räägin selle ära, kui ma sõidan siia või kuskil tee peal, aga mul läks täiesti meelest ära. See seiklus, kuidas see ratas saada Hispaaniasse, põhimõtteliselt Kaarel helistaski mulle, ma ei mäleta, mitu päeva enne, igatahes paar päeva ja ütles, et nüüd homme või ülehomme läheb ratas ära. Ja põhimõtteliselt tüüp läks siis Nõmmele ja hakkas seal jamama, et saada ratast siis tööle. Et algul raamid külge, et saaks kohvri ja raamid Hispaanias kaasa. Küljekotid ma võtsin Hispaanias kaasa juba, aga et saaks raamid ka siia. Ja siis ta jamas nendega juba mitu tundi, et need üldse külge saada. Siis kui ta neid külge sai, siis oli juba kell, ma ei tea, 10 või rohkem äkki midagi sellist. 9-10 ja siis oli see teema, et ta proovis hakata käima lükkama seda, ta ei saanud käima, siis vaatas, et aku on mingi, ma ei tea, 1 volt sees, aku oli täiesti kotu, siis ta oli seal, Carmelita oli seal ja siis tal tuli veel vend lõpuks appi, siis nad tegid siia boostrile eraldi tõid juhtmed välja aku pealt ja ühendasid boostri otse sinna aku peal ära ja siis põhimõtteliselt boostriga sõitsid Tallinnast või Nõmmelt Sauele niimoodi, et ratas suri pooltel aegadel ära, sest et akut ju polnud ja
siis ta veeres nagu elektrirattaga seal vahepeal mööda teed. Aga ei, jah, tüüp jamas, nad jamasid mingi kella 1-ni vist äkki Eesti aja järgi või midagi sellist, mingi mega kaua. Ma ütlesin, kuule, võtke rahulikult, tuleb järgmine augustis alles, et ärge rapsige tüübid lihtsalt. Ütlesin, ei, me teeme ära ja kõik asjad, et super, suured tänud. Kaarel, Karmelita ja Kaarli vend, ema ka kiitis, ütles, et väga toredad inimesed olid. Et jah, sellega läks idekalt ja nüüd on ratas siin. Nüüd mul on endiselt juua vaja, ma lähen vaatan kuskile, kus saab vett juua ja midagi, äkki ma lähen poodi, võtan vett ja siis vaatan, mõtleme plaani, mis üldse saama hakkab täna. Hola, buenas. Tengo una reservación. Un segundito, atiendo a la señorita. Vale. Mira, la documentación de mi hijo es esta. Uy. Y la mía es esta. ¿Vas a querer el parking? Puedes pasar a aparcar. Son 6 euros por día de la moto. Vale, okei. Y ya no da tiempo hasta que... No, filmib. No nii, uus hotell. Võtsin Madridi uuest hotelli. Suht sama ligidale kui okei, rongijaamal on megalt ligemal, aga siin, kus meile, või siin samma kanti ütleme nii, et ligemal rongijaamal, aga jah, siin ta on, vaatame hotelli üle ka või, siukene koht siis, siin tavaline WC, duši nurgaga, välisuks, riidekapp, ma pole sisse vaadangi, wow, safe. Tekk. Huvitav, kas teises kohas pole kohtagi, kus siukest asja. Võib-olla oli ka selle mõtte peale, sest et siin on kindlasti mingi lina jälle ainult pandud. Siin ei ole midagi. Siis siin on mul
nurgake, tõin sellega üles, ma arvan, ma lähen tiirule mingi hetk veel, vaatab, kas jõuab või ei jõua, mubla on vaja laadida, siis las ta olla üleval. Väike nurgakene, voodi, mina, autod, ei tea, miks nad mulle siuksed andsid. Ja noh, rõdu ka. Ma ei ole kõige kõrgemal, ma mõtlesin, ma olen, aga tegelikult on siin 3. ja 4. korrus veel. Aga noh, oma rõdu, kedagi teist rõdul pole, siit saab naabreid vaadata ja siuke see elu on siin. Ma lähen nüüd kella 6 kohvile, nii palju kui seda kohvit siin kell 6 juuakse veel ja ega rohkem ei olegi. Birgit ütles, et jää ikka Madriidi, kui kaua tihti sa Madriidis ikka käid, mine joo kohvi ja naudi siis Madriidi. Ma ei tea, vaatan, mis siin nautida on. Kas siin midagi toimub õhtuti või ei toimu. Aga jah, nii on. Praegu sai natuke ringi sõidetud. Hotelli ma bronnisin ära, kui ma poes käisin, ostsin juua sealt ja siis bronnisin hotelli ära, otsin ruttu valmis. Siin on parkimine 6 eurot, tsiklile 13 oli autole, aga jah, siuke tuhakene rõdusin ja peaks väikse õlle võtma ja nautima, millel istuda. Äkki selle sama toolis ja välja pistma ja istuma ja õlut jooma. Aga praegu mõtlen nüüd, kell on siin 4:45, ma lähen võib-olla teen väikse tiirukese linna peal, naudin ratast ja siis vaatab edasi, mis saama hakkab. Alustab filmimist jälle siis WC-s, siis siin on peegel lihtsalt, ma näen, et mubla filmib. Ma ei jõudnud keele sõitma, ma käisin, saime selle tüdrukuga kokku, oli mu giid, läksime metrooga rohkem kesklinna, pole kunagi metrooga sõitnud, nii et see oli päris huvitav kogemus. Siis jah, siis põhimõtteliselt oligi, ta andis mulle selle sõidukaardi, kus siis on peal, ma ei saa võtta mul taskusse kinni. Igatahes põhimõtteliselt nagu Eestis ühiskaart või mis iganes on, punast värvi siin, aga siin lihtsalt pead piletid metroost peale ostma ja siis saad sõita kõigi ühistransportidega. Möösime metroost, eks saab mõjalt ka. Ja siis käisin Madriidi avastamas, et kell 6 saime kokku ja siis jõudsin mingi kell 8 koju. Et natuke varem, 1:30 vist. Aga jah, öösel tulime bussiga, sest see oli kinni. Aga kuna siin Madriidi ligidal on mingid need tulekahjud, siis eile juba oli näha öösel. Ma panen võib-olla mingi pilte ka, kui ma editimisel ei unusta, sest et ma väga ei vaata oma videosid läbi, ma lihtsalt panin klipid kokku ja siis äkki ma proovin videosse mõned pildid ka panna, kus me käisime. Aga siis oli juba näha, ma ei tea, kas sellest pilti tegin, oli näha, kuidas taevas selge meie kohal, eemalt tuleb juba siuke tume pilv. Ja siis oligi, mõtlesin, kas see on vihmapilv, aga ta ütles, et pigem on see tulekahjudest ja öösel oli tunda juba seda suitsulõhna ka, kui mööda linna käisime. Ma ei pannud tähelegi, aga siis ta ütles, et tunned, et siuke suitsulõhna. Ja jah, aga praegu, kui ma nüüd välja vaatan, siis on samamoodi. Suitsulõhna õhus, ma ei tea, kas on aru saada, aga siuke natukene taevas ei ole nagu täitsa sinine, ta on siuke suitsune või siuke tume ja mina näen, aga ma arvan videost vist ei ole aru saada, et siuke kerge nagu udu oleks õues. Aga jah, suitsulõhna on tunda. Politsei ootab mind juba, kui ma tsikliga tiirule lähen. Et jah, eile ei jõudnud, täna proovin ikka tiirud ära teha. Et jah, ega siin muud ei olegi. Ma lähen, võtsin 9 veel hotelli ja lähen naudin täna siis tsikliga rohkem. Lähen sõidan ringi ja avastan. Ja jah, kohvri tegin ka tuppa, seda ma vist näitasin eile juba, et kõik asjad on siin. Ja vot, ega muud ei olegi, vaatab, mis filmib ja teeb täna ja lähme naudime Madriidi linnakest siis.
nii, ma tulin nüüd siia mingi 25 kilti eemale kuskile ostukeskusesse särke ostma ja ostsin sokid ka veel ja alukad endale, sest et noh, ma ei olnud valmis, et ma nii kauaks Hispaaniasse jään. Ja käisin Pepkos, 3 eurot särk, võtsin 2 särki kohe ja 16 euri läks kokku, nii et väga kallis polnud. Pepko hea pood ka, seal kõik nii odav. Ega rohkem ei olegi. GoPro aku sai tühjaks, nii et väga palju klippe ei saanud, aga enamasti oli maantee. Särgi väel ma olen selle särgiga. Tuul on päris kõva, nii et ma lähen tagasi läbi linna. Et tõmbab mul särgi üles ja ei ole väga mugav sõita. Ilm on suht soe, siis ma mõtlesin, ma ei hakka panema siin tagi peale. Ja ma mõtlesin, ma lähen läbi linna. Ma ei teadnud, et ma maanteele lähen. Aga jah, nüüd ma tagasi lähen siis läbi linna. Ja vaatab, igatahes shoppamised tehtud. Siin, võtan näha ka või. Punane särk ja sinine särk, et need on olemas. Nüüd ma olen Taco Bellis. Taco Bellist läheme, võtame quesadillasid ja ongi kõik. Siit saab odavalt okei hinnaga ja saab juua ka nii palju kui tahad. Joogijänu on nagu nii. Kohver on üli asi. Kõik kiiver, kõik asjad lähevad kohvrisse, siis ei pea midagi kaasast tassima, nii et ma arvan, seda kohvrit enda rattal küljest ei võtagi, et ma jätangi selle külge ja sõidangi niimoodi ringi äkki. Sest et no on mugav, poodi minna mugav. Nüüd ma lähen hotelli tagasi, ma viskan kõik asjad kohvrisse, oma riided. Ma ei pea mitte midagi seljakotti, midagi seljas kandma, et ülimugav. Igatahes ostukeskus, ma ei tea, ma ei mäleta, mis selle koha nimi on, mingi Madrid on nimes sees, aga jah, ootame toidu ära ja tagasi hotelli ja siis vaatab, mis saama hakkab. Retire la tarjeta. Operación autorizada. Seleccione tipo de documento que desea obtener. Introduzca NIF. Seleccione tipo de documento que desea obtener. Surtidor autorizado.
nii, täna on pühapäev, ma liigun nüüd tagasi koju. Ega siin polnudki midagi filmida, me käisime lihtsalt linna peal, käisime tsikliga avastamas linna või näitas mulle linna, siis tsikliga oli parem sõita, jõudsime kaugemale ja rohkem näha. Aga jah, praegu on nii, et ratas on siin. Ma ei tea, ma natuke pelgan siin kiiresti sõitmist, sest ma kardan, et mul see tagakohver on päris raske. Ma olen praegu ilma jakita sõitnud, ma panin jaki selga, sest jakk on juba korralikult kaalub. Et ma ei tea, ta tundub raske, ma ei tea, palju siin seda kilo lubatud on. Aga jah, praegu igatahes sõidab idekas, jumal hea on lasta. Et lähmegi, sõidame edasi, 4,5 tundi on umbes sõita, sest ma panin selle, et ma kiirteid ei võtaks ja nii on. Praegu ma tegingi siin tanklapeatuse lihtsalt, et jakk selga panna ja rohkem ei ole. Ja laen natuke headseti ka, sest et headseti lae mul. Headseti laadimisega on see, et ta laeb siin, aga kui ma panen selle oma Maci või Mobla laadijaga, siis need on kiirlaadijad ja see ei oska laadida. Sama on GoPro akudega, et ta ei oska laadida neid. Või need on lollid need ja nad ei oska võtta vastu seda kiiret laadimist. Aga jah, tavaline tankla mägesid juba paistab natuke seal. Et jah, tavaline siuke tankla, nagu ikka need. Aga hüppame ratta selga ja paneme minekut.
reis ongi läbi, ma olen tagasi, täna on esmaspäev, esimene tööpäev, siis on läbi saanud. Põhimõtteliselt ega ma sõitsingi lihtsalt eile tagasi, paar peatust tegin, sest kannikad hakkasid päris räigelt valutama juba. Ja siis õnneks saab siin natukene ratta peal sirutada ka, et ma saan täpselt jalad panna siia peale, siia toetavad jalad siis ja põlveõndlad lähevad täpselt siit paagi pealt üle, nii et siis saab natukene niimoodi mugavalt sõita. Üks külje pealt vaadates võib-olla imelik või eemalt vaadates, aga jah, ma ei ole kindel, kas mul ikka Mobla see töötab, sest meile nagu tundus, et ma ei ole kindel, kui hästi see dampener siin quadlockil töötab, et ta vibra maha võtaks. Et mulle tundub, et mu eelmine Mobla läks sellega juba õhtale, siis see stabikas. Siin on natuke näha ka, et vahepeal midagi toimub. Et jah, igatahes nüüd on ta siin. Ma tegin siin hoolduse või vahetasin õlifiltri, õli oli ilus puhas, sest tegelikult see on sõitnud ainult mingi paarsada kilomeetrit Eestis. Aga ta on 2 aastat vana, nii et vahetust vajas. Siis panin, eile kui koju jõudsin, oli siin mul üks Eesti praekapsa purk, millel oli kuumaga gaas pealt lennanud, nii et kõik oli kapsast täis siin sees. Siis sai eile küüritud seda ja täna sai siis sisepesu natuke tehtud siin. Siis võtsin raamid küljest, neid pole mul siin vaja, tagumise selle jätan, sest sellega on ülimõnus sõita asju siia sisse panna. Siis läksid uued suunad mul siia külge, mõlemale poole ja numbri see raam läks ka nüüd külge, see ennem see oli lahti, nipparit ei kinni, sest et Kaarel ei saanud seda külge, ta ei olekski saanud seda mitte kuidagi, sest mul on siin uus numbri alus nüüd, ennem oli teine ja vot nii, läksid koos tiftidega siis see ja niimoodi üle selle ääre, et tegelikult on see siis see, minu meelest oli see numbri alus, ma ei mäleta enam täpselt, mis süsteem siin oli, aga ma jätsin ikka selle ja saab siin nurka muuta sellel ja niimoodi, et jah, ja DB killerid tulid seest välja, sest natuke oleks vaja rohkem heli. Rehv on ka juba rehv on vähe sõitnud tegelikult. Ma arvan, et mingi, ma ei teagi, äkki 6, 7, 8 tuhat kilomeetrit. Aga ainult mööda maanteed, ennem Euroopa trippi kunagi sai pandud uus rehv ja sellega mööda maanteed sõidetud 5000 kilti ja ega nüüd läheb samamoodi, siin on edasi. Et eks ta varsti vajab uut rehvi. Aga jah, küürisin ratta puhtaks ka. Nüüd on ikka, täitsa palju kena. Mulle meeldib see ratas, see on ilus ratas ja mulle meeldib sellega sõita. Ma nautisin räigelt seda sõitu. Ma võtsin maksustavad teed maha, siis ma läksin natuke pikema tiiruga. Ja päris lahedaid teed oli seal vahepeal. Sai ikka natuke allutada, hästi palju tsikleid tuli seal lõputeel vastu. Tundub, et seal ongi mingi suke koht, kus tsiklid sõidavad. Ja oleks ma Madridis paagi täis pand, oleks ma ühe korra pidanud tee peal tankima, et ma saan ühe paagiga sõita üle 250 kilomeetri veits, aga ma tangin siis, kui on üks kriips järgi, et siis on nagu kindel. Ehk siis mingi 250 kilti on siuke kindel. Et jah, siuke see oli päris, ma olen täiega rahul, et see siia tuli. Ma olen täiega õnnelik, see on nii mõnus on sellega sõita, et see lihtsalt on ebareaalne. Ja ta on kena ratas, ei saa midagi öelda, kena, väga kena. Aga rohkem ei olegi. Kell on, ma ei tea, mis 8 läbi juba, mis see kell on, mis see on õige kell selle, 8:30. Nii et kell on ikkagi siin üleval ka õige siis. Et jah, aitab küll, video sai läbi, pühapäeval, ma ei tea, mille selle, mul on nii palju materjali ja ma ei saa praegu GoProst veel materjali jätte, et mul ei ole õiget kaardilugejat, mälukaardilugejat, sest MacBookil on ainult USB-C-d. Vot, aga hästi, järgmise videoni, järgmise tripini, siis äkki kunagi teeb veel midagi sellist. Nüüd on ratas olemas, nüüd saab äkki midagi teha. Davai, tšau siis!